Rauno, Rootsi pealinnas täna sõprusmäng, küllap oli üle tüki aja päris hea võidu peale mängida jälle. Jaa, aga kahjuks seekord võiti tulemata. Võistlusmäng sellegi poolest ja üsna tugev. Kohtunik lasi mängida üsna jõuliselt. Meistrite liiga eelringi silmas pidades tõenäoliselt väga väärt kogemus. Jaa, kuigi minu hinnangul vahepeal võib-olla oleks isegi võinud natuke veel jõulisemalt lasta, aga jaa, vastane esitas füüsiliselt väga hea väljakutse. 1-1 jäi tulemuseks. Sinu algatatud rünnakust üsna lõpuminutitel suskas Albert 1-1 ära. Oli näha, et tahtsid mängu enda kätte võtta, sest hetked varem olime jäänud kaotusseisu. Kaotusseisust välja tulemine on meil käpas, kui mõelda viimase Narva mängu peale. Jaa, et me tundsime, ma arvan, kogu meeskonnal, et meil on võimalik siit mängust veel midagi saada ja kõik töötasid selle nimel ja lõpuks jäime selle värava kätte. 11-kordne Rootsi meister, mingit aukartust tõenäoliselt täna ei tuntud, sest sõprusmänguga tegemist esiteks ja teiseks oleme AEK-ga varemgi mänginud. Jaa, et austasime vastast, aga ma arvan, et me ei näinud põhjust, et me peaks nendes aukartust tundma, et mingid perioodid nemad võib-olla domineerisid rohkem, aga ma arvan, et lõpuks 1-1 on õiglane tulemus. Järgmine välisreis on üsna varsti ees, pühapäeval mängime Rakveres liigamängu Tarvaga ja siis Šveitsi. Milliste mõtetega sinna mägede maale lähme? Ma arvan, et kõigepealt tuleb Rakveres 3 punkti ära võtta ja siis vaadata Šveitsi vastane üle ja siis juba tegeleda enda mänguga. Üks mäng korraga? Just. Jõudu. Norbert, vana tuttav vastane AEK, täna viik ja väga tugev viik. Ja ma usun küll, et meeskond võites korralikult ja selge oli see, et see mäng oli kõrge tempoga ja nõudis mängijatelt ka igas olukorras sellist kvaliteeti ja ütleme, otsused pidi olema väga selged enne palli saamist ja duellides nõudis konkreetsust, nii et me suutsime nagu korduvalt seda ka mängu enne kätte tõmmata. Meistrite liiga eelringi silmas pidades, nendeks me siia valmistuna tulime, oli tegemist väga väärt mänguga. Väga tugev vastane, kohtunik lubas väga jõulist joont, hoidis jõulist joont mängus, lubas mängida üsna tugevalt. Said sa siit kätte selle, mida siit otsima tulid ja vaatama tulid? Ei, no see on selge, igast mängust saab, et sellist mänge on selgelt vaja. Välismeeskondadega mängimine alati grammi võrra nõuab sealt rohkem ja eks tegelikult see ka poistel ikkagi öeldud seda, et samamoodi tuleb koduliigas mängida, et igas olukorras väga konkreetselt teha otsuseid ja mängida julgelt palliga, nii et need mängud selgelt aitavad meeskonda, et saada tugevaks. Mäng oli saanud kesta napid 2 minutit, kui oli meil esimene suur rivist väljas. Mis Keviniga juhtus ja kui tõsine asi on? Hetkel on raske öelda, et Visio kahtlustab meniskit, mis tähendaks seda, et pigem läks hästi, aga eks täpsemalt saame ikkagi teada, kui ta jõuab tagasi. Korra mängust veel, kui jäime kaotusseisu, siis mäng aktiveerus selle järele jäänud 10 minuti jooksul mõlemalt poolt üsna tugevalt. AEK hakkas mõistetavalt rohkem kaitsma, aga meil tuli justkui uus hingamine, üsna sarnane viimati Narvas nähtud mänguga. Meeskonna vaimuga oled sa rahul selles mõttes, et vaid 2-3 minutit läks mööda, kui see viigivärav kätte saadi? No seda meeskonda push'isime juba varem enne seda, kui meile värav löödi tegelikkuses, et oli näha, et mingi hetk nagu jõudnud nende pallideni piisavalt kiiresti ja eks me oli vaja seda lisajõudu kuskilt leida ja hakkasime mängijad survestama, et nad kiiremini jõuaks pressingusse ja natukene suudaks meeskonna vastasi oma poole peal rohkem suruda ja see surrestamine, selline push'imine võttis omajagu aega ja võttis rohkem kui värav . Värav ikkagi lasime endale ära lüüa, aga selles olukorras pigem ütleks, et seal lasime liini liiga laiali kaitse, seda tohi juhtuda, et sellist mängud nõuavad tegelikult igas olukorras konkreetselt mängus sees olemist. Ma olen rahul sellega, et suudeti mitmes olukorras jälle mängu tagasi tulla ja võidelda lõpuni kindlasti, aga teatud otsused nõuavad ikkagi sellist mõtlemist, kus sa pead olema konkreetselt mängus sees. Kaitse lasime liini laiali, kes kaitse teid 2 suure ründajaga, 2 tekkis 1-1 olukorrad ja äärikaitset ei oleks tohtinud luba seda juhtuda, et on nüansse muidugi, mis tuleb kaasa võtta, kus tuleb meeskonda tugevamaks teha. Aitäh meeskonnale, aitäh treeneritele, järgmised jutud Rakverest ja siis Šveitsist.